favoriit, siis ilmselgelt ta suur favoriit on, aga 3 voorust 2 on siin ikkagi Tammeka ja Vapruse vastu pääsetud üsna napilt. Ernest Agiri tõenäoliselt selle löögi võtab, nägu on selline. Ja tulebki, aga ei. Ja väravaht õigel kohal. Aga no järjest rohkem ikkagi neid mingisuguseid auke nagu hakkab tekkima. Nüüd tuleb jälle löök. Hästi tulid ikka välja ikka nii hästi. Nüüd on Romi siit veel panevad minna. Nüüd on seal keskelt ka minemas Jabir ka. Selle palli tegi. Aga väga nende käes asi. Maarin palli taga. Ei saanud! Siin esimene selline hea proov ja raami ka löök. Tagasi, Ainsalu, kohe löögile ei minda. Joao Pedro, Liivak. Ja jäi sutsu hiljaks. Jäi sutsu hiljaks ja nii läks. Ja suutsid selle momendi ilusti välja nagu mängida. Jällegi tundus, et seal otsitakse keskel natuke. Joao Pedro siis palli taga, Pavlov väravas. Päris pikalt võtab aega. Läksime. Opa, asi tehtud, Levadia 1-0 ette. Ja kindla peale, et tegi pausi veel sisse, vaatas, kuhu Pavlov hüppab ja Pavlov läks selles mõttes nagu reaktsiooni peale. Mitte ei läinud reaktsiooni peale, vaid läks aimamise peale, et läks enda poolt siis paremasse nurka, arvates, et Joao Pedro sinna lööb, aga see väike paus ja väravahi, et võistkond oleks ühtlane ja tugev. No nii, hea nurgalöök, aga ei taba hästi palli siin. Agiri palli taga. Nii Pavlov paneb nööda ja tuleb see kõige hullem, mida Kalju kartis. Nii et Rasmus Peetson. Esimesega ei saanud, teisega lõi. Ja on nädal olnud. Igal pool mees lööb. Nii rahvusvahelisel tasemel kui ka Eestis. Ja siin Andreev, Kalju peatreener, lajatab markeritele. Ja selline on näha oli enne seda kornerit, et ta juba hoidis hinge kinni, et lihtsalt nüüd vastu peaks. Aga ei pidanud praegu. Ei pidanud vastu ja 2-0 on selline, ütleme, täpselt siuke seis, kus kõigepealt väravaht tunduses. Ja, et tuli ka kehvasti välja siin. Ja nüüd on Agiril muidugi ideaalne pauk, aga Liivak võtab ise ette. Ai! Tahtis varbaga sellise. No nüüd on võimalik löögile minna. Juba on üle mängitud. Aga ila peale jääb see nüüd. Aga ei tuli löök. Pikemalt visata sinna kasti kohe ründajale kehasse. No siin nõksutatakse nüüd igas suunas Nõmme Kalju mängijaid. Oma. Oi, ja töö üle puusa. Lõpuks lottis ära see pall. Meest rohkem või? Musti särke küll ja veel. Ja ise selle olukorra mängib nüüd ikkagi jälle maa Kalju. Olukorra tekitas ja kaitses jõuab ilusti tagasi. Töö raadius. Nüüd see variant, aga ei lööda ka siit ära. Ma arvan, et Torres ei ole üldse rahul tegelikult sellega, et praegu mõlemad ääred natukene kärssavad. Ja saab kast. Nüüd peab kast lööma ära seda palli. Oi, ja siin lõpuks siis maandub Pavlovi jalge vahel see pall keskele. Mängitakse keskelt läbi, Kannar tahetakse palliga väravasse vist välja jõuda. Saab kiirusele. Ei, sealt oleks pidanud läbi laskma tagant keegi. Oi. Siuke hea varjatud löök, ma arvan Valnerile see löögi kuni kohtuniku lõpuvileni seda mängu mängima ja ma ütlen, et iga siukene õnnestumine praegu Kaljult tooks veel pinged õhku siin ja peatreenerile närvitsemist. Löögi peale Kalju ei saa. Küll see rõhk püsib. Opa, ja olemas! Üks on tagasi. Valner tegi koogi. Üks tuleb tagasi, nii et nüüd ikkagi mänguks läheb veel. Ja minna on Nõmme Kaljul. No minna on ja siin selles momendis, nagu sa ütlesid, et päris kindaid ainult seal ei saa süüdistada selles. Ära ta libises, vaatame, kuidas kõik tekkis. Hästi võitles muidugi, Carvalho võitles lõpuni selle palli. Ja läks alge vahelt läbi, et püüdis ja siis läks kättevaad ja mängijatest kontrollib seda, et siin... Roosnupp on vahel. Uku Kõrre paneb siin... Viga? Ei ole. Ei ole. Nii et... No Kurro Torres oli muidugi ka... Ütleme nii, et see pakkus talle ikkagi lõpuks rõõmu. Pakkus rõõmu ja rahuldust. Et see asi kõik kätte saada. No kätte saada ja see...
Ja, väga hea ajastusega antud sõnajärg stuudiole, sest minu kõrval FC Levadia peatreener Curro Torres. Another 3 points for you, a comfortable win. Are you satisfied? Yes, of course. But I think that my team 90 minutes play good. It's sure, but the second half, some moment, Nomekayu strong, a little bit situation for possible one score. But after, I think my team controlled the game in all moments. This is a good start for you overall for the season, and seems like you can be happy with the work that you've done so far, yet not all the wins are maybe very big. For me, it's enough. We win, but I don't know what here the old people think about this, but for me it's 4 games, 4 wins. I think it's sure always play possible play better for every day for possible improve, but I think demonstrate that in this moment my team is the best. Okay. Thank you, Curro. Ja teeme siis kiire tõlke ka, et mida Curro Torres ütles, et on väga rahul täna selle väikse võiduga, 2-1 võiduga, et tema meeskond rügas 90 minutit ja mängis hästi. Teisel poolajal, ütles ta, hakkas võib-olla natukene minema see kohtumine närvilisemaks, sest ka Kaljul oli väga häid momente, nad esinesid küllaltki tugevalt, aga oli tal hea meel selle üle, et Levadia kontrollis ikkagi mängu kuni lõpuni välja. Ja küsisin ka selle kohta, et nüüd on 4 mängust 4 võitu käes, tundub väga hea hooaja algus, samas küll, nii nagu me siin stuudio alguses ka arutasime, ei ole kõik need võidud olnud sellised suureskoorilised ja võib-olla nagu ülimalt enesekindlad. Ta ütles, et tema jaoks siiski sellest täiesti piisab. Võit on võit. Kui on 4 mängust 4 võitu, ta ei näe põhjust millegi üle nuriseda. Muidugi, alati saab ka paremini, võib veel tööd teha, aga esialgu kõik on hästi tema maailmas. Vaatan ringi, kas ma näen siit lähenemas mängu parimat, kas ma näen lähenemas kuskilt Nõmme Kalju peatreenerit. Tõsi, ta tuleb sealt kaugemalt sellise üsna aeglase ja mõtliku sammuga. Vaatame, kas õnnestub teda natukene tagant kiirustada. Nii, ja Nikita Andreev pani veidi käiku juurde, nii et peatselt on siin ka Nikita Andreev, Nõmme Kalju peatreener, ja kuuleme siis ka tema mõtteid selle 1-2 kaotusega lõppenud kohtumise järel, mis ju tegelikult oli ka Kalju poolt igati hea mäng. Nikita, some good chances today in this game for Kalju, especially in the beginning of second half, and then you did score in the end, and you know, it was quite close that you could have scored again. You must feel quite disappointed after this score. Of course we're disappointed, but for creating chances don't give points, and we made 2 individual mistakes, and difficult to start from 2 in the back, and then we boys did everything to change situation second half, and we create enough chances, but we need to work, and I believe to the team, to this group. Second half we had a very good picture on the pitch, a lot of good situations, but we keep believing to our players, so this group, they have big potential, and then we will make conclusions, and then we come back stronger. Kalju hasn't maybe started the season with flying colors as you probably hoped. Do you feel that there is any cause for concern, or actually no? No, we have a lot of new players. They need time to adapt and to our style, and we, of course, we wanted to start with the wins, but long season, and we will make everything to change situation and start to collect points and wins. Okay,
okei, Nikita, thank you very much. Teeme siis tõlke ka, mida Nikita Andreev ütles, et loomulikult on ta pärast seda tulemust pettunud, sest täna võimalusi loodi teisel poolajal väga rohkesti ja 2 individuaalset viga said siis meeskonnale saatuslikuks. Aga nad tegid kõik, et seda olukorda teisel poolajal muuta, pea peale keerata, lõid rohkelt võimalusi, tegid kõvasti tööd, ütles Nikita Andreev, et see näitab üksnes seda, et nad peavad veel rohkem tööd tegema, aga tegelikult potentsiaali oli väljakul piisavalt ja olukord oli palju lubav. Ja arvestades seda, et nüüd on 4 mängust 2 kaotust, 1 võit, 1 viik, võib-olla ei ole hooaeg alanud nii hästi, kui loodeti. Ta ütles, et pole lugu, väga palju on meeskonnas uusi mängijaid, kõik ei loksugi kohe paika. Loodeti küll alustada võitudega seda hooaega, aga kui algas nii, hooaeg on pikk, aega veel on, kõike jõutakse teha. Aga nüüd minu kõrval siin Rasmus Peetson, väravalööja. No Rasmus, ma pean ütlema, et oli päris pikk arutelu meil, kes on parim ja Frank Liivakuga päris tõsiselt sa siin maadlesid, et kumb teist selle saab, aga lõpuks jäi peale stuudioekspert Rimo Hundi sõna. Oled auga välja teeninud mängu parima auhinna. Rasmus, no kõigepealt jälle värav sinult. Tundub, et ka koondises lõid värava, tundub, et sinust on saamas väravalööja mees. Just nii. Seda näha kuulda. Räägige natukene sellest olukorrast, kui see tuli, olid seal väga hea koha peal, väravaht ka tegi sellise prohmaka, nagu kõik sujus. Ja, et väga hea pall oli, väga hea blokk tehti mulle, et ma jäin üksi sinna ja no väravat võib-olla natuke tõesti eksis. Ja nagu see värav siin praegu jookseb, päris naljakalt lõin ka veel. Kas nüüd on kuidagi niimoodi kujunenud teile, et väga paljud kaitsemehed kõmmutavad väravaid Levadias, on siin ka mingit väikest murekohta teile, et kus siis ründajate väravad jäävad? Vahet ei ole, kes väravat lööb selles mõttes. Väga hea meel on selle üle, et tõesti kaitsjad löövad, see tähendab, et me oleme standardites ohtlikud ja ma arvan, et see on eelmiste aastatega väga suur edasiminek. Meil oli eelmine aasta, üle-eelmine aasta väga palju standardolukordi ja väravaid tuli sealt üpris vähe ikkagi. Ja praegu siin 4 mänguga on päris ohtralt juba tulnud. Ja on ohtralt ja selles mõttes, et kuigi võib-olla kõik need võidud ei ole olnud nagu ülisuured ja võib-olla ülikindlad. Võidud on siiski võidud ja mis on teil veel nagu näha on see, et teie pikk pink ja väga ühtlane meeskond, et kõik on nagu ühtlaselt heal tasemel, et kuskilt ükski lüli ei tundu järgi andvat. Ja, et me oleme rahul praegu punktidega, et me oleme kõik võidud kätte saanud, aga me ei ole mänguga rahul praegu. Tõesti, tänane eesmärk oli ka tegelikult 0 hoida. Aga jällegi ei õnnestunud. Järgmine mäng on uuesti sama eesmärk, et me peame sellega tööd tegema. Kui me selle saame paika, siis saame rohkem rahul olla. Mis seal siis on, mida veel paika loksutada? Peame olukordadega paremini toime tulema. Eks me saame iga mänguga uusi olukordi, kus me saame siis analüüsida, kus mida paremini teha ja eks siin mängult muutub see kõik paremaks. Eks oli enne hooaja algust natukene sellest ka juttu, et võib-olla teil see hooaja ettevalmistus ka seal Hispaanias, kus väga paljud mängijad ju jäid ka haigeks, ei olnud nii särav, kui see oli eelmisel hooajal, et kas see on ka veel natukene see, mis ikka pisut veel mõjutab, sest hooaeg on ju nii värske? Ma ei usu, et see mõjutab meid, et seal mingid haigused või mingid asjad sees olid, et mänge saime ikka sama palju, kõik said üpris palju minuteid ikkagi. Ma arvan, et seal on mingisugune teistsugune nüanss, miks me praegu oleme hädas mõndade aspektidega mängust. No aega on veel küll ja küll, aga meeskonna kaptenina tunnetad sa, et kõik nagu ilusasti meeskond nii-öelda kõlab hästi kokku, ka need uuemad mängijad? Ja kõik mehed teevad super tööd, kõik uued mehed on super mängijad, kõik näevad palju vaeva ja kõik sobivad meie meeskonnale väga hästi.